Mis kell kohal pidid olema? 16.30. No, jumala aja graafikus. Hello! Welcome, kuidas see YouTube'is ütlevad? Good morning, people from the internet. Yes. Kuule, ma vaatan riidid ära ja siis saame Pajehali Elva. No nii, meil on siin juba mõned kilomeetrid selja taga. Me oleme juba, ma ei tea, kus Andre me olema. Kuskil, ma ei tea, kus Võrtsjärve poole sõidame. Jah, ühesõnaga, me oleme siin tund aega sõitnud, tund aega lõunat teinud. Kell on juba meil, mis meil on kell? 7:30. Oota võrra, kohe räägid tega edasi. Jah, kutset. Nii, kus ma oma jutuga poole lõin? Tegime lõunaopsu. Juba pikk lõuna oli. Me jõuame üle pika aja normaalse kella ajal majutuskohta. Enam-vähem on maja graafikus tund aega oleme maas, aga tavaliselt me oleme 3 tundi maas, 4 tundi maas. Ühesõnaga, praegu kõik on hästi justkui. Aga meil siin eile, kui me auto käru peale asime, siis me avastasime siukse asja, et vist radikas lekib. Ja me vaatamegi nüüd, kui me sinna majutusse jõuame, paneme käru peale auto käima. Vaatame, kas hakkab plekkima, siis meil on meil on 2 radikat kaasas ja kui lekib, siis vahetame ära, et homme võistlustel läks hästi. Teaks ma seda mainisin juba, aga me siis lähme Kulbiloosse võistlema. Ma vist jõuan sinna võistlema. Kodus naine ütles küll, et ma ei tea, piiri peal, aga saatis mu võistlemiga ühesõnaga. Loodame, et siis võistluste ajal juhtu midagi. Et jah, näeme varsti, kui oleme majutuskohas. Teeme väikse tuuri, näitame maja, mis me võtsime, saime suht hea hinnaga seekord. Nii et muud ei olegi midagi. Naudime sõitu ja naudime ilma ja nii kaua, kui seda on. Ja näeme varsti. Nagu näha, me oleme kohal ja me oleme sellises imekaunis kohas nagu Tuuletalu, mis asub siin kuskil Elva lähedal. Vapustavalt ilus. See vaade, mis meil siin hommikuterassi peal on, see on lihtsalt maagiline. Ei olegi midagi, me oleme kohal, me puhkame, ootame teised ära, Gregstrift tuleb ka siia. Ühesõnaga, meil on tegelikult asja ka veidikene, meil on siin vaja see pill üle vaadata, et ei oleks homme probleemi. Ma ei saa lihtsalt, Andre täiesti pekkis. Ükskõik kuhu ma vaatan on ilus. No vaadake seda vaadet. Ma võib-olla kaamera pilti ei ütle nii palju, aga see on selline majutus, kus enne võistlusi tasub tulla, sest kui sa siin rahu ei leia, siis ma ei tea, kus sa rahu leiad. Nii et lähme vaatame driftik üle ja vaatame pärast äkki. Kui täna ei näe, siis homme näeme. Nii et, tšau. See küll 50 meetrit jäänud. Mina ei tea, kus võinumeetrid on. Ühesõnaga, mis puhkus see oleks üks ilma korraliku saunata, nii et teeme väikse sauna. Ja siis on poorid lahti, vaim valmis homseks. Ja ega ei olegi midagi. Radikaga oli täpselt nii palju praegu, et aku oli tühi, ma saan testida, kas lekib või ei leki. Siin semud tulevad varsti Gregstrift. Kuskil poole tunni pärast saad täkku anda ja siis vaatame uuesti seda radikat. Ühesõnaga praegu ei saanud seda testida, nagu praegu ei ole nagu loiku all, mis ma vaatasin. Aga eks see selgub siis, kui saame voolu ja saame auto käima panna ja vaadata, kas ta hakkab lekkima või ei leki. Nii et ega siin ei olegi midagi. Näeme juba homme ja vaatame, mis homme saab.
hommikust! Kell on 7:56 ja me liigume Kulbilohku. Nii et me oleme isegi ajagraafikus, tegema pidime veits varem olema, aga 7:40. kell 7, veel parem, 7:40. Läheme otsime kuskil tee peal mingi tankuri. Päike paistab nii ilma. Läheme otsime tankuri, teeme kohvi, täidame keere ära, head ja paremad ja siis lähme kütma. Kütame nii, et on kõetud. Ai soojaks. Ai soojaks, jah. Närv on valmis. Vaim on valmis. Nüüd on ainult kuradi peal hoida ja hullu panna ja fuck it, let's send it ja ma ei tea, näeme juba rajal. Kuidas hommikused emotsioonid on? Jube kiire on. Ma ei tea. Ei, head on. Radad on väga ja ma ei teagi, vaatame, mis saab. Võiks okei oli päris hästi. Võiks
ma ei tea, rada on ülikõva. Mäest alla, mäest üles, seal ühe koha peal omad ülisketsi, kus see nina ja pepuklipp, vaata. Kaks pepuklippi on, vaata. See on nagu nii kiire poolvahetus. Aga ma arvan, et tuli hästi välja. See on nii haige, vaata, ma ei näe nagu seda mäe üles. Ma ei tea, iga kord lähed sinna, vaata, kas see oli 90-kraadine see kurv või see on nagu rauge. Ja iga kord see tundub nagu teistmoodi. Sest sa lähed külg ees pimedasse kohta, sa ei tea, mis seal ees ootab. Ega mina sinna alla ei ole mitte midagi näed. Ja siis päris tõmbab seest soojaks nagu. Ühesõnaga, oli kõva. Lähme vaatame, mis Kreks teeb. Teeme joogipausu. Joogipausi. Ja ma ei teagi, noh. Saame chillida. Palli ja vaatame, et see kuradi naine on kõik kodus okei ja siis kõik hästi. Nii et näeme varsti. Jah. Mis enne? Siin ei ole midagi. Vaata, boksis ringis hakkab mälu. Ma ei lähe sega mulle. Kes vahetab radikut, kes vahetab kasti. Parmärk, motosport. No mis veel räägid? Ma ei tea, ma tunnen praegu ennast ahistatud, sa viskad kaamera näkku mulle. Sa teed kogu aeg mulle nii, räägi nüüd. Ei, ülikõva on. Meil on 40 mints aega, siis hakkab koosolek. Mis sa oled? Kui on koosolek tehtud, siis on juba meil kvalifikatsioon. Ei tea, mida oodata kvalifikatsioonist. Eelmine kord olime väga enesekindlad, läks sitasti, aga tundus, et rada sobis meile. Saime paika ka joone. On ju, Andre? Nipet-näpet, siit sealt ja. Et võiks tulla küll. Ma arvan, mingid punktid tuleb. Ei, väga enesekindel oled. Arvad? Ei, ma olen hambulna. Vaatame kallis. Siis kui tuleb hästi välja, siis eelmine kord sõnusin ära. Enesekindel lähen panem. Ei läinud panem. Aga praegu tundub okei. Nii et ma ei teagi, puhkame veidikene ja siis juba näeme kvalifikatsioonis. Mina lõpetasin. Ma tahaks nüüd magada veidikene, puhata. Meil, kas see peaks nüüd olema siis Kristo Root? Jah, kui ma nüüd olen ka Saab ilusasti tooni äärest ja siit lõpus juba hoiab ilusasti peal, nagu kohtunikud soovisid. No otsus ilmselt tehti siit ära 66 punktide sai ja järgmisena Krist Puutmann, siis 73 punkti tuleb sealt päris näpilt. Kohtunikud otsustavad sügavalt eelviimase kätte ja kas pikendab ennast ja väga ilusasti sinna viimasesse No, mis korda saatsid? Oi, Pekki. Ma ei tea, algul oli küll närv suur. Kuule, aga seekord läks ta ikka päris hästi. Ei, sitaks hästi. Oli norm väljast läbi vaadata. Jah, mul oli tegelikult endal ka ma vaatasin, et kõik esimesed nagu mähkisid. Kõigil oli ikka närv suur. Mul oli ka närv suur, aga ma ei tea. Seekord oli kuidagi väga chill. No kui ikka 73 punkti alla on, siis on chill. Siis ei ole nii pinge. Väga rahul võib jääda. Väga äge on. Just rääkisime, nurk väiksemaks. Ei, sa vaad ikka full lokki sinna ja klatšitud sealt, on ju. Mis sa teed? Aga klatšitusid 72 punkti. Super. Päris äge oli raisk. Ei, kõva. Lõpuks on üle pika aja enesekindlust tagasi. Hetkel Passari käsime. Aga noh, esimene grupp on läbevas. Palju tal esimene sõit oli? 69, kui ma üksi. Ma olen esimene. Jah, 2 sõidu. Aga ikka, Frankiga jälle. Meil on täna minul jälle Frankiga koostöö. Koostöö või? Poodiumi koostöö, ma arvan. Pidume, kus on
Meil oli see tegemata see aasta, et me ühe korra olime poodiumil, ta oli esimene, ma olin teine, nüüd on nagu just tema teine, ma esimene. Ongi praegu jah? Sul on kõigiga see diil või? Ja kõigiga. Kõigiga, kõik on teised on, aga saad esimene. Täna küll jah. I'm hungry, kuule aga näeme tandemis. Ciao! Gregori ikkagi eksinud väga palju, siis kohtunikele suht lihtne, aga nüüd meil on one more time. No ja agressiivselt tulevad sealt ilusa kallijoonega nüüd üle, et nüüd lukku ei keera ennast. Vaat siin juhtus natuke see, mida kohtunikud ei tahtnud, et oleks juhtunud. Ja kohe on joon siis ka rikutud või häiritud. Ja vaatame, kas siis paaris Ruut Berlin nüüd siis... No nii, ainult üks mees pani sealt minema. Ja mis nüüd siin juhtus, kas siis puus oli mingi viga, stardipuus, igatahes Kevin Berlin teeb oma sõidu siin küll lõpuni. No, päris kvalli on seal lõpus nüüd ei ole, aga mis siis Kristo Ruudul juhtus, kas oli mingi tehniline apsakas? Oppa ei tii, siin tundub mingi tehniline viga olevat käigukastiga, kuulen sidest, aga ega täpselt nüüd saab siis ilmselt hiljem teada. Nii et kahjuks siit Ruudule siis tagasõidub 0 ja noh, see juba võite arvata, mis siit tulemus tuleb. Peale me nii vaatsid, et me sõime Alexelas mingi soodusega pitsat, mis on nagu hambal, ma ei tea, puuklatsa. Näed seda põhja? Ma ei tea, aga mis ühte kõht on erinev juba. Räägi nüüd, mis tegid täna? Persek järjest. Mis juhtus? Ma ise ka tõid ja siia vannis juhtus. Ma läksin see päev otsa pill jaksas seda nurka hoida. Toist tuli jaksanud jah. On see on nurgas jah? Häh? Käike läinud sisse? Käike läinud sisse jah? Sild lõppu ju. Sellest ma räägingi. Juhtus see, et mul ei olnud raha seda uut avastikku osta ja me tegime selle korda. Palju uus maksab? Ma ei tea, mingi odaval, mingi sott, normaalne, mingi 250. No ja nüüd võeti 2 võistlust on differents seepärast. Palju need 2 võist maksma neid rohkem. No aga ma käisin Laitsis seda autot testimas ja toimis. Ma ei tea, võib-olla keegi ostnud midagi. Ma ei usu, et mul nii kergelt läheb, et lihtsalt uus hoovastik ja kõik elu on hästi. Ei. Nüüd on uus radikas ka?
Sellest mul kahju, see on kupsima ka. Maksis juba palju kunagi. 50 €. Ühesõnaga, perses on hooaja tiitli lootus läks. Ülikõva rada oli. No rada oli küll kõva. Tegelikult oli äge. Tegelikult oli äge ürra. Meil oli suht ilus majutus. Meil oli saun, tiik kõrval. Saunast palju tilliga vette. Ülikõva raisk. Paar külma karastusjooki ja... Tead, mis oli äge või? Et oli see, kes boksis käib, vaata ütlemas. Nagu oleks Lätis, nagu oleks Lätis. Aga koosolekul öeldi, et ise peate jälgima. Öeldi. Ülikõva oli. Ühesõnaga, ma hakkan kohe sõitma. Ja me läheme uue vlogima. See ongi vlog. Teeme nii, et teeme niimoodi vlogid driftiksid taustale ja saab filmida ja siis ma räägin juttu peale ja siis... Ma ei viitsi. Saame selle YouTube'i ja siis te saate näha ja vaadata meie kokkuvõtted. Ma seisan nagu mingi post ja hoian seda käes. Jah? Räägi ära. Crowded places, feel it sinking in. Lonely faces, say you need a friend. No matter the distance, I will always be there. No more inhibition, I'll show you again. You've been lost and alone in the city lights I know. Getting high, feeling low and it's out of your control. No nii, päeva läbi. Auto on pakitud. Kõik on peal, me oleme juba tegelikult siin midagi, mis Alexele see on. Ühesõnaga see kurikuulus Alexele see suur, kus tikupõisid on. Tikupõisi Alexele vist. Kust me alustame? Teeme siis kokkuvõtte, võtame selle video kokku ja lõpetame selle klipiga. Võib öelda, et tegelikult ju läks ju hästi. Trennid ja kvalifikatsioon läks hästi, kõik oli vinks-vonks. Nii, kus ma pooleli jäin? Ühesõnaga, trenn läks hästi, kvalifikatsioon läks hästi. Kõik justkui läks hästi, aga mis siis juhtus? Läksime top 32 Kevin Berliniga. Ja päev otsa sõitsin ilusti. Tegin suht vähe vigu. Ja tagantjärgi tarkusest ma pean kodus veits analüüsi tegema, kus see viga tuli, aga ma ise arvan, et ma ei saanud esirehve piisavalt soojaks. Kuigi see kõlab nagu, et kurat, ma olin sitt, aga otsin vabandusi. Aga ühesõnaga, mäkerdasin ära selle eessõidu. Läksin siis ära sõitu tegema, kus ma juba teadsin, kas kõik või mitte midagi. Ilma jäljeta ma koju minna ei tahtnud, seega ma olin seal ukses, ma olin seal tagastangega, nagu spotter ütles, siis mu esistange oli täiesti kortsus vastu teise tagastanget. Ja me suutsime võita välja OMT. Läksime OMT-sse vastu. Läksime kohe tegema seda OMT runni. Eessõit ei olnud kõige parem, aga oli okei. Ja spotter juba ütles, järelsõidus samamoodi ei pea olema täiesti pihtes, aga pead olema väga lähedal. Ja siis juhtus see kurikuulus asi, mis meil juhtus ka Missos. Mis sai nagu justkui korda, me käisime selle autoga vahepeal siin suvepäevadel ja kõik oli nagu töötas, aga mul ei läinud enam käigud sisse. Ja ma ei saanud minna runni tegema, ehk siis meil sai seal päev läbi, päris valus kaotus oli. Kuni lõpuni välja, ikkagi läksime hambad ristis ja surusime nii palju, kui suruda sai, aga mis sa teed? Auto andis täna alla, nagu terve see hooaeg meil on olnud probleemid, täiesti nagu Seuda probleemid, aga on olnud probleemid ja need on meil see aasta päris palju maksma läinud. Ja nüüd läks see kahjuks meile maksma siis šansi, et see meie eesmärk ära täita, mis oli siis top 3 hooaja arvestus, nii et sellega on nüüd kõik.
aga üritus oli äge, rada oli mega. Pärast sõitsime treila järgi ja siis sõitsime sellest rajast mööda nagu nii-öelda ülevalt. Ja kui aus olla, ma ei tea, kus ma need munad võtsin, aga ma ikka sõitsin täna, et saab tegelikult rahul olla. Majutus oli meil äge, feeling oli äge ja ei olegi midagi, et saame üle sellest ja näeme juba superfinaalis. Vähemalt seekord ei ole pinget, sest et eesmärk, mis meil oli, nagunii me seda enam saavutada ei saa. Ehk siis me peame lihtsalt fannima superfinaalis ja ei olegi midagi muud. Nii et pane kommentaar, kus meeldis ja kindlasti subscribe, et olla kursis meie tegemistega ja teie subscribe loeb väga palju. Tegelikult on olnud, see suvi on nagu peaaegu läbi, ja on olnud päris huvitav. Ja. Siin võib-olla on uued plaanid, uued suunad, võib-olla semipro, võib-olla mitte. Ja jah, ei olegi midagi muud. Pange subscribe, olge ägedad ja näeme juba järgmine kord. Ciao! I won't leave you, I'll stay beside you, I'm never letting you go. You've been